2021 aasta oli kolimine ehk siis uude asukohta Heametsas, see, kus me täna oleme. Teiseks kindlasti 2022 aasta alguses Poolas õppusel käimine ja näide sellest, et vabatahtlikult saab kokku väga kiiresti. 2 nädalaga sisuliselt oli olemas meil rühm inimesi. Ja kindlasti väga oluline on ka see, et on olemas planeeringud maleva edasi arendamiseks. Siis 23. aasta algas meile ju lisaõppekogunemisega. Ka see tänast vaadates vabatahtlike tagasisidet, siis võiks möönda seda, et väga hästi tehtud. Ja kindlasti on ülioluliselt ka siin ära märkida see, et me oleme alustanud väga jõuliselt Kaitseliidus ehk ka Pärnumaa malevas territoriaalsuse ja iga põõsast tulistab uuesti tagasitoomist Kaitseliitu ning lisaks, kui me vaatame seda, palju me oleme vaeva näinud 22 aastat teises pooles selleks, et hakata kokku siduma sõjalist ja mittesõjalist poolt, siis need võiksidki olla need asjad, mis on tegelikkuses tehtud selle ajaga ja ma arvan, et seda on väga palju. Ma tahaksin kõigile Lääne maakaitseringkonna inimestele ja ka Pärnumaa maleva inimestele öelda, et olge sama tublid edasi ja igal juhul oleme me valmis ükskõik millised agressiooni tõrjuma. Lisaks sellele ma tahan paarsama öelda Maikna kohta 25 aastat olnud tänaseks juba teenistuses. Kindlasti tahan ära märkida seda, et ta on olnud kompaniile. Nii et eks need kiitused saab siin veel järgmiste aastate jooksul välja öelda siin. Kindlasti, kui vaadata meie ohuolukorda ümber meie, siis on juba praegu käimas suured muutused, kus maakaitse suureneb 2 korda. See kindlasti esitab meile väljakutseid, kus me peame integreerima reservüksused vabatahtlike üksuste kõrvale. See omakorda esitab väljakutseid pealikele ja alates juba madalamalt tasemelt, et hoida olukorra teadlikkust ning otsustaval hetkel otsustavalt tegutseda. Ja kindlasti minu üheks võtmeülesandeks kindlasti saab olema rohkem panustada vabatahtlike pealike juhtimisvõimesse, juhtimisoskusesse. No tegelikult see ülevõtmisprotsess on juba alanud eelnevalt ja me on toimunud erinevaid briifinguid kolonelleitnant Miili poolt. Et ma tegelikult olen juba üsna hästi olukorraga kursis, mis malevas praegu hetkel on planeerimisel ja mis lähitulevik on toomas. Ja praegune põhipingutus ongi maakaitse suurendamine ning hetkel käib siis selle planeerimine ning sügisel on siis läbiviimise etapp. Et ma arvan, et väga suuri muutusi põhjustab ohuolukord meie ümber. Et ülemate vahetus ei too kaasa suure muutusi. Muutus ei tule iseenesest ülemast, vaid muutusi sunnivad meile peale ohuolukord, keskkonna muutus. Ülemad on need, kes neid muutusi peavad siis ellu viima.